meelest läks ikkagi kokkuvõttes hästi, et vahepeal tuli see väike mõõn, kus me liigas 6 mängu järjest kaotasime, aga eks seal olid need erinevad põhjused. Aga mis te pead meelt on see, et me sealt suutsime uuesti tulla jälle välja ja nüüd oleme praeguseks hetkeks ikkagi 4 mängu järjest võitnud. Ja oleme tagasi ree peal ja ka mängupilt on paranenud oluliselt, et kui võrrelda, eks see ühe väljaku katte pealt ehk kunstmuru pealt muru peale minek oli selline keeruline hetk meie jaoks, et aga kokkuvõttes vaadata punktide arvu ja vaadata tabeli kohta, siis ütleks, et on ikkagi olnud esimene pool hooajast hea. Kuna me hooajal sellist punktilist eesmärki ja kohalist eesmärki nagu ei pannud, et siis see, et me oleme iseseisvatest klubidest esimesed, näitab, et me oleme justkui nagu kuhjaga kõik mõeldavad eesmärgid täitnud, aga ma vaataks selle peale rohkem nii, et kuidas me mänginud oleme ja mis meeskond teeb, et siis ma ütleks, et meie eesmärk ikkagi paremini ja paremini mängida ja et see on küll täitud, et ma siin korraks küll kordan ennast, aga ütleme see, et me raskest seisust või sellisest mitte nii positiivsest perioodist üle saime ja uuesti võitma hakkasime, et see on see, mis mulle väga meeldib, see näitab meeskonna sisu ja et me ei ole ei jäänud peale neid kaotusi nii-öelda norutama. Positiivne on see, et jällegi, kui me võtame nüüd päris tulemuste pealt, siis positiivsemad on kindlasti see, et me oleme suutnud mõlemas mängus võita Flora duubelvõistkonda ja oleme ikkagi näidanud kohati väga-väga ilusat mängu ja just see, et see võitlus seal väljakul. Ja positiivne on ka see, et meil on ikkagi nii palju mehi, kes kui tekib võimalus, siis tahavad ennast näidata ja on näidanud päris heast küljest. See lisab mulle nii-öelda sellist positiivset peavalu, et keda panna ja keda väljakult, keda välja jätta, aga ma usun, et mehed on ise aru saanud ka, et niisama ei tule midagi, et tuleb ikkagi iga mäng, kõik asjad väga-väga konkreetselt ja 100% ära teha, et ütleme neid, kes tahavad ise ennast näidata, on ootamas küll ja küll. See negatiivne üllatus võib-olla ei ole päris õige väljend, millega ma tahaks iseloomustada teatud asju, et pigem see, et ebaõnnestumiste pealt peab ikkagi meil on võimalus õppida, et juba siin mainitud see kerge, mis kerge, 6 mängu järjest ilma punktideta, et eks me sealt tegime ka omad järeldused ja ma ei saa öelda, et see negatiivne üllatus on, et selliseid asju ikka tuleb sisse, et kõik asjad ikkagi käivad üles ja alla, et ainult üles ka ei saa minna ainult, et aga võib-olla mõned mängud, mis on läinud niimoodi ära, et kus me ei ole suutnud ise väravaid lüüa, need on sellised, mis jäävad nii-öelda kripeldama, et mõnikord on võib-olla selline kaotus või viik, kus vastane on olnud näiteks parem, et pakub, ei saa öelda, et kaotus rahulolu pakuks, aga et mängupilt iseenesest, mäng ise pakub võib-olla rohkem rahulolu kui selline, kus me oleme, kui ütleme siis selline, et me ei ole suutnud ära lüüa, et need on need, mis jäävad jah hinge kriipima,
aga jällegi, nagu ma ütlesin, et need on need kohad, kus me teame, mis meil puudu jääb ja mida me peame parandama. Nagu ikka uuel treeneril, et esimene katsumus on see, et õppida tundma mängijaid ja see ei juhtu ei kuu, ei kahega, vaid ikkagi, ütleme siin, ma alustasin detsembris, alustasime treeninguid, et üks asi on see treeningutel ütleme just treeningutel asjade tegemine, et kuidas keegi teeb, mis on kellegi võimed, mis on võib-olla vaata, et veel olulisem, mis on sisu, et mina olen kogu aeg näinud ikkagi oma nägemuses seda, et selliseid tehnilisi puudujääke on võimalik kompenseerida väga-väga raske ja kõva töö ja just väljakul, aga vastupidi, et kus võib-olla looduse poolt antud on palju, aga ütleme, see teine pool jääb nõrgemaks, siis see on selline asi, mida peab, oled ükstapuha kui tehniline, et tööd tuleb teha ikka väljakul ja ükstapuha kui hea selle palliga, et kogu see kaitsetöö ja see kõik, see vajab tegemist. Nagu ma ütlesin enne hooaega, et ja siiamaani, et tegelikult tabelit vaadates see iseseisvate klubide ütleme, punktivahe on selline, et 3-4 mänguga võib muutuda veel väga palju, et kindlasti ei ole siin midagi nagu paigas veel, et me oleme küll saanud järgmise iseseisva klubi ees 6-punktilise edu tänaseks, aga see võib 1-2 nädalavahetusega niimoodi muutuda, et kõik oleneb sellest, kuidas me mängime, et ma ütleks ikkagi veel samamoodi, et proovime parandada oma puudujääke ja mängida iga mäng ikkagi nii hästi, kui me suudame ja eks siis hooaja lõpp näitab, palju meile selle eest punkte antakse, või mitte antakse, et palju me punkte võtame, et sealt tuleb ka see hooaja lõppkoht ja tõsiasi siis selle kohta, et millises liigas me järgmine aasta jätkame, aga järgmiseks hooajaks, eks see ongi, et palju oleneb sellest, kas me tõuseme, kas me jääme esiliigasse, et selge on see, et kui me tõuseme kõrgliigasse, et siis tuleb ikkagi natukene tuua täiendusi ka võistkonda, aga treening, metoodika ja treeningute sisu peab jääma ikkagi selliseks, et iga trenn, iga mees annab maksimumi, et nii kui seal natukene siit-sealt tegemata jätad, et siis on, ma ei saa öelda, et trenn oleks nagu maha visatud aeg, aga kui tahad ikkagi paremaks saada, et siis peab iga hetk, iga olukord andma maksimumi, et see ei muutu ükstapuha, mis liigas me järgmine aasta. Ma ütleks niimoodi, et ta ei ole eesmärk omaette, ta on, kui me mängime niimoodi ja kogume nii palju punkte, et me selle koha saame, siis on väga hästi ja kui meil jääb sellest midagi puudu ja me ei saa seda kohta, et siis me peame tegema järgmine hooaeg asja veel paremini, et see koht võtta, et iga hinna eest, et me proovime ikkagi praegu meeskonnana areneda ja mängida, nagu ma ütlesin, et iga mäng korraga ja kui sealt tuleb kõrgliiga koht, siis eks me hakkame siis omi asju tegema.